Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, Skorpionid. Siin on lugemine teile detsembrikuu 3. nädalaks ehk 15–21 detsember. Olen teile, kallid Skorpionid, siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame siis lähemalt, mis neil kaartidel selleks nädalaks öelda on. Kuidas mina seda näen? Ma näen seda niimoodi, et sellel nädalal tuleb vähemalt alguse poole teha tööd ja teha tublisti tööd, teha pühendunult oma tööd ja panna igale i-le täpp, teha kõik täpselt nii, nagu peab, et siin ei saa, sellel nädalal ei ole mõtet lasta üle jala. See võib pärast hakata kuskilt otsast kätte maksma, kui nagu olla laisk või lasta siin üle jala. Et olge pühendunud oma tööle, oma eesmärgile. Siis nädala lõpp on teil täielik super nädala lõpp, tuleb pidu, võib-olla on teil jõulupidu, võib-olla mõni perekondlik sündmus. Te olete saanud ka raha, mida te olete kaua oodanud, et ka sissetulek peaks olema, kas teile makstakse jõulupreemiat või on teil mõni muu sissetulek. Ma arvan, et see on oodatud sissetulek, et ei ole sellist ootamatut sissetulekut. Millised on siin siis nagu need hoiatused? Eks see tööle pühendumine, et pühendage, pingutage veel natukene, et jõulud kohe tulevad ja on puhkuse aeg. Siis natukene ma ütleks teile veel seda, et kuna Skorpioni tähemärk on selline, kes vahest ütleb ja ei mõtle, siis lihtsalt äkki te selle korra mõtlete ennem kui ütlete, et ärge tehke oma sõnadega kellelegi liiga. Teil on pärast endal kurb ja paha, kui te olete kedagi haavanud, oma sõnadega mõtlematult kellelegi haiget teinud. Aga nädala lõpus on, nagu te näete, siin pidu. Tüdrukud siin tantsivad ja siin viimane on siis üldse jagatakse raha, nii et teile peaks tulema sissetulekud, pühenduge oma tööle ja nautige seda nädala lõppu, olge sõnadega ettevaatlik ja kõik lähebki väga hästi. Ja kui teile, kallid Skorpionid, minu lugemine meeldis, kui see sõnum teile meeldis, mis universumil teile öelda oli, siis ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles, pange like ja kohtume järgmisel nädalal.